Tere kuulama Eesti Kindlustusühistu üks järjekordset podcasti. Asutame kindlustusühistu ja hakkame ise peremeesteks Eesti kahjukindlustuse turul ja jätame raha Eestisse. Nii kõlab kindlustusühingu üks juhtlause. Tutvustan ära kohe tänases podcastis vestlejad Loit Linnupõld, tuleva nõukogu esimees ja üle-euroopalise kinnisvara rahastusplatvormi Crowd Estate esindaja. See on firma, kus te samuti olete tööl. Tere! Tere! Ja Margus Sillar, kindlustusühingu üks nõukogu liige. Tere! Tere hommikust! Ja mina olen ajakirjanik Neeme Raud. Kõigepealt Loit Linnupõld, räägime teie firmad ära. Tulevad me Eestis teame, aga mis on kinnisvara rahastusplatvorm Crowd Estate, mida te samuti esindate? Crowd Estate on üks Euroopa suurimaid kinnisvara ühisturahastusplatvorme, võib-olla ka üks esimesi, et me oleme aastat 2014 ja me täna esindame umbes 60 000 rahvusvahelise investori huve, siis, kes investeerivad 100 000 ja mõne tuhande euro kaupa siis professionaalsete kinnisvaraarendajate projektidesse täna siis 7 riigis üle Euroopa. Nii et te toote siia nii Euroopa kogemuse sellesse Eesti kindlustusühistusse üks, mida luuakse, kui ka tuleva senised kogemused. Jah, ma arvan, et see tuleva kogemus on nagu hästi sarnane sellele, mida üks proovib täna teha. Kus tuleva praegu omadega on? Tuleval läheb täna väga hästi ikkagi, et tuleva kasv on märkimisväärne, nagu turuosa mõttes väga head, tulemuste mõttes väga ja inimesed on saanud nagu täpselt selle pensionitoote, mida neil nagu vaja on, mida nad tahavad. Inimesed usaldavad tulevat ja tuleva edu jätkub. Mulle tundub küll, jah. Päris Eesti firma. Ja ta ei ole nagu firma, et selles mõttes ta on... Päris Eesti ettevõte. Jah, just, et ta on, selles mõttes ta on samamoodi ühistuline ettevõte, kus siis pensionikogujad on selle pensionifondi valitseja omanikud. Ja Marko Sillar, kindlustusühingu üks nõukogu liige, teeme siin kohal kokkuvõtte ka sellest, kus siis üks omadega hetkel on. Tere hommikust! Hetkel üks on kapitali kogumise faasis, et meil on täna juba ligi 400 liiget, kes on siis ühistuga liitunud ning kapitali on kogutud ka sutsu üle €500 000 juba. Et asjad liiguvad õiges suunas? Asjad liiguvad õigus suunas, meil on tähele pandud ja sarnaselt ka tuleval, et selles suhtes Loitede meeskond on teinud väga head tööd ja eks see ka kindlasti, kuna meil on sarnasust väga palju, et eks siis omakorda tekitab inimestes sellist tuttavlikku tunnet ja aru saama, et millega siis tegemist on. Ja kordame ära ka selle, et üks veel ei tööta, te seni ikkagi kogute raha. Ja öelge ära ka see, mis saab siis sellest rahast juhul, kui seda soovitud summat, see oleks siis kui palju? 8 miljonit on meie ideaalne eesmärk, jah, et alustada siis kõikide kindlustustoodete pakkumisega. Aga kui seda kokku ei saa? Juhul, kui seda ei saa, siis kõik osamaksed tagastatakse, et see on samamoodi garanteeritud, et siis iga liige, kes on panustanud ükskõik millise summa, siis see kantakse temale tagasi. Et see on nii-öelda siis statistiliselt võimalik, aga praktikas me usume, et me suudame seda vältida, et taaskord Loit mu vasakul käel, vana hea sõber, et kui sai tema hakkama, siis saame meie samamoodi sellega hakkama, sest et see on selge, et täna kogukonnal see vajadus ja soov ja see huvi on, et kindlasti me teeme selle ära. Esimeses podcastis me arutasime just seda, et kuidas on Eestis siiani kindlustusturul selline tühimik, et ei ole Eesti oma kindlustuspakkuja. Enne teist maailmasõda oli see olemas, oli selline võimalus, ühistuline tegevus oli seadusandluse poolt nii-öelda võimaldatud. Aga see oli väga kaua aega tagasi. See oli väga kaua aega tagasi. Aga nüüd 30 aasta jooksul? 30 aasta jooksul, kui oli taas iseseisvumine, siis seaduses sellist võimalust ei olnud ja Tarmo Lääne, kes siis on meie selle ühistuse liikumise nii-öelda aluspanija, hakkas seda siin aastaid tagasi, nii-öelda märkas seda puudujääki seadusandluses ja samamoodi võttis siis selle käsile. Ning siis nüüd, kui ma nüüd peast ei eksi, orienteeruvalt 2 aastat tagasi võttis ka siis Riigikogu vastu siis muudatuse, millega on siis uuesti võimalik alustada ka nüüd ühistulist tegevust, et tegelikult tuleb tõdeda, et me oleme lihtsalt selle nii-öelda vahepeal maha maganud, pole märganud seda, et oleme siis lasknud olukorral olla nii nagu on ja tegelikult saaks seda teisiti täna teha. Loit, tuleva näitel võib öelda, et eestlased siiski, kui on võimalik, eelistavad Eestimaist? Ma arvan küll, eriti kui sa teed enda jaoks toodet, mida nagu turul ei ole ja siis saad seda väärtust läbi siis kas parema hinna või kasumi jaotus, et ma arvan, et alati on nagu hea tarbida seda toodet, mille omanik sa ise oled. Mida tuleva
kogemus võiks tähendada nüüd sellele ühele, millist nõu teie annate? No ma arvan, et tuleva oli alustasite ka ju praktiliselt nullist. Põhimõtteliselt küll, et meil oli väga hea initsiatiivgrupp ja ma arvan, meil oli tugevad asutajad, kes panid nii-öelda selle seemneraha nagu kokku, et me saime selle 3 miljonise eesmärgi, me saime ikkagi nagu väga kiiresti kokku ja seal oli ülemärkimine ka, nii et pluss siis nagu siuke mõõdukas teavitus sotsiaalmeedias töötas sel ajal väga hästi ja see oli ikkagi siuke nagu akuutne probleem, et inimesed olid aru saanud sellest pensionisüsteemi puudujääkidest, halbadest tootlustest, kallitest tasudest, konkurentsi sisulisest puudumisest, et täiesti teistsugune toode, täiesti teistsugune lähenemine võimalus olla selle äri omanik. Ma arvan, see on see, mis pani need inimesed liikuma. Aga usaldusväärsus, see on esimene asi, mida kõigi finantsettevõtete puhul tahetakse tagada, mida ootab investor, mida soovib firma kohe rõhutada, et olete usaldusväärne. Kuidas tuleva suutis selle inimesteni viia selle usaldusväärsuse mõõtme? Ma arvan, et läbi asutajate nimede. Meil oli ikkagi esimene asi asutajate, ma täpselt ei mäleta, kus see alguse nagu veeb välja nägi, et see nii palju muutunud, aga meil oli väga palju rõhkul ikkagi asutajate isikutel, et kui sa vaatad, kes nad seal asutasid, et need on kõik tuntud finantssektori või ärisektori esindajad laitmatu minevikuga 20-30 aastat äris tegutsenud, et kelle nimi nagu on usaldusväärne. Ja ma nagu rääkisin, miks me seda teeme ja inimestel olidki natuke võib-olla ka erinevad ambitsioonid, et kes tahtis endale head toodet, kes tahtis lihtsalt süsteemi muuta. Ja see on nagu asjad, mis kõnetavad inimesi erinevate nurkadelt. Et ma arvan, see on sama, et üks võiks või peaks nagu sama asja tegema, et asutajate nimed teadete tahvlile ja jutud juurde, pildid juurde. Ühe usaldusväärsus, tuleme selle teema juurde tagasi. See on ikkagi selline punase niidina kõiki, mis raha paigutamist, oma raha investeerimist puudutab teema, mis alati päevakorda tuleb ja viimasel ajal Eestis taas väga võib-olla häirivate näidetena siin Erial üks ühistu, mis võttis inimeste raha ja lubas suuri tulusid ja ei toonud seda, siin on ka üks Eesti käsitöö õlletootja, kes kaasas investorite raha ja nüüd ei suuda võib-olla tagasi maksta kõike seda. Ikka see usaldusväärse teema on ja jääb ka ühe puhul. Jaa, kindlasti, aga meil on oluline eelis nii kindlustusühistu puhul kui ka nüüd Loidu ehk siis tulevane all, et me oleme Finantsinspektsiooni järelevalve all, et meil ei ole võimalik teha selliseid tehinguid, toiminguid, mis siis seaks ohtu selliselt investorite vara. Et loomulikult ettevõtluses alati omad riskid jäävad, aga selles suhtes ma väga usun ja usaldan Finantsinspektsiooni, et kui organisatsioon, võtame kas või täna kõiki teisi finantssektori ettevõtted, kes on siis Finantsinspektsiooni järelevalve all, et ega me oleme näinud siin ju hoiatavaid näiteid küll, kus siis Finantsinspektsioon on näppa vibutanud mõndadele väiksematele siis pankadele, ka siin lähiminevikust, et tegelikult ma usun, et see on üks suuremaid ja parimaid garantiisid meile kõigile, et nii siis reaalselt asutajate liikmetele, kui ka hiljem ka nendele liikmetele, kes siis võib-olla ei soovi, või nendele klientidele, kes ei soovi näiteks liikmeks astuda, küll aga tarbida siis seda kindlustustoodet, mida kindlustusühistu üks siis pakkuma hakkab. Et me oleme Finantsinspektsiooni järelevalve all, et see on, ma usun, meie üks suurimaid kindlusi ja plusse siis. Täna veel ei ole, aga te siis peaksite siis kui on tegevusluba olemas, et alates sellest hetkest on Finantsinspektsiooni järelevalve. Mõtlen, et nagu riski mõttes sellel peale tegevuse saamist ei tohiks vahet olla, et kas sa ostad siis Swedbanki või SEB või mingi Easy või kaudu või siis IFI, et nagu põhimõtteliselt see regulatiivne risk on täpselt see sama, järelevalvesüsteem on täpselt sama. Sama nagu pensioni poole peal, ma võtan täna Loidu tuleva käest selle pensioni või ma võtan Swedist, eks ole. Kui visandada natuke seda ajagraafikut tulevikku, siis millal see summa võiks koos olla, see põhisumma, millal võiks tulla ka siis Finantsinspektsiooni garantiimängu? Summa kaasamise eesmärk on sellel aastal ehk siis 2021 ja kui me anname sisse tegevusloa taotluse Finantsinspektsiooni, siis võtab aega keskeltläbi pool aastat ehk me võiksime rääkida järgmise aasta keskpaigast. Kui nüüd inimene otsustab investeerida ühte, astub liikmeks, teeb osamakse, millist kasu ta sellest siis saab? See, et ta toetab eestimaist firmat, teab, et eestimaised investorid ja eestimaine ettevõtmine on tagamas tema kindlustus
valdkonna huve, aga mis kasu veel tõuseb sellest inimesele? Kasu on erinevaid, et punkt 1 on see, et sa saad osa siis kindlustustoodetest, mis on siis, pole selliselt ülehinnastatult nagu täna turul on, sa saad need mõistlikumaks otsuma hinnaga. Teine pool on see, et sa saad osa siis ka omanikutulust ja eks kolmas ongi see emotsionaalne pool, et sa kuulud kusagile kogukonda, et sul on samamoodi ka hääleõigus selles suhtes, ega ühistuline tegevus tähendab seda, et ükskõik millise summa raha ma investeerin, siis minu hääleõigus ei sõltu sellest rahasummast, vaid mul on võrdne hääleõigus, kui mina näiteks panen 100 eurot, Loit paneb 100 000 eurot, siis meil on võrdne hääleõigus. Et olles kogukonnas, sul on võimalik siis võtta vastu otsuseid või hääletada nende otsuste poolt, mis sulle siis sobivad, et sa oled üks tervikust. Võtame need teised terminid ja teised teemad ka nüüd kõne alla. Üks asi, mida te ütlesite, et ei ole ülehinnastatud tooted, mida pakutakse. Millega te seda tagate? Mis oleks ülehinnastatud hind ja mis oleks siis nii-öelda reaalne hind, mida teie suudaksite pakkuda ja tänu millele? Kõige lihtsam selline näide või võrdlus võib-olla tuleks sellest, et kui me võtame täna kindlustusturu käibe, mis on orienteeruvalt 400 miljonit eurot aastas ja kui me teame, et seltsid teenivad kokku orienteeruvalt 60 miljonit kasumit, siis see lihtne rehkendus näitab, et seal on kõvasti marginaali ruumi täna, et mis võiks olla tegelikult siis väiksem. Ehk seesama tähendaks siis seda, et meil on võimalik pakkuda tooteid mitte nii üles hinnastatud mõistlikuma hinnaga, siis teisisõnu. Ja teiselt poolt sealt endiselt jääb siis ka seda omanikutulu üle, mida siis selle kogukonna vahel jagada, ehk siis liikmete vahel jagada. Et kui me oleme enda finantsprognoose teinud, siis äärmiselt kõige konservatiivsemalt me saame väita, et aastane tootlus või see kickback või tagasi saadud intress, mida võiks siis ühistu liige teenida, oleks vähemalt 10%. Loomulikult Excel kannutab kõike ja me näeme seal reaalselt suuremad numbrid, aga neid me ei tihka nagu välja öelda, et aga ikkagi, et see tootlus, et lisaks soodsam kindlustuspoliis pluss siis tootlus sinu rahale, mis võiks olla siis 10% pluss. Aga vaatame veel seda hinda, ülehinnastatud. See termin kõlab kuidagi, et praegusel kindlustusturul on tooted liiga kallid, teadlikult tehtud meile liiga kalliks, te tulete ja pakute midagi, mis on reaalselt selle hinnaga, mis ta tegelikult peaks olema. Jah, see on eesmärk ja see on... Aga mis pärast need teised tooted, seletage ära nüüd mulle kui sellisele investorile, kes otsib võimalust oma raha paigutamiseks, miks pärast need teised tooted on teie arvates ülehinnastatud? Sest turul puudub selles vaates vaba konkurents, et täna kindlustusturg on välja kujunenud viimase sellise 20 pluss aasta jooksul ja ilma siis kohalike seltse kaasamata, et me saame tegelikult rääkida täna väliskapitalist, mis on Eestis nii kindlustussektoris kui ka finantssektoris. Et ükskõik, kas me võtame nii kindlustused või pangad, siis need kasuminumbrid, nii ärikasum kui netokasum ei ole ju väikesed. Et sealt see kõik tuleb, et kus me saame julgelt väita, et jah, me saame teha parema hinnaga neid tooteid, täna tegelikult tulevad sarnast, et kus ka Loite välja tuli see kitsaskoht, et inimesed näevad, et haldustasud on suured pensionifondidel, tootlused on madalad, ei olegi enam millegi üle pikalt dialoogis olla. Kindlustuse puhul ju sarnane, et me näeme, et ärme küll jätame selle 400 miljonit käivet välja, et kui me võtame kas või selle kasuminumbri, see 60 miljonit, see on tegelikult väga suur number, et miljon eurot nädalas, eks ole, et mis läheb välja. Sama jah, kui me vaatame seda 5 aastat tagasi pensionifondi valitsejate turgu, et turul oli 4 teenusepakkujat, tooted olid hästi sarnased, hinnakonkurentsi sisuliselt ei olnud. Et nagu kuigi tundub, et 4 siis peaks ju mingi konkurents olema. Ja, tegelikult ta oli ikkagi, ma ütleks, oligopoolne turg, et mitte ühelgi sellel fondivalitsusel ei olnud nagu stiimulit oma teenustasuid alandada. Ma ise olen 2 neist juhtinud kokku üle 10 aasta, eks, et pigem oli välisomanike surve tulu teenida. Ja ma võin öelda Swedis 2012, eks ju, 13, mõtlen kohe, kus see oli umbes 10 miljonist käibe juures kasum oli 7 miljonit eurot, eks ju, millest siis osa maksti teenustasudeks panka kuskil ära kanditi või tõsteti teistesse üksustest, väga äge välja ei näeks, aga et ütleme, tegevuskulud siukse äri juures olid 30%, et ülejäänud oli ikkagi ärikasum. Aga kui nüüd tuleb üks turule, siis need konkurendid hakkavad ju kohe ta vastu töötama.
üks odavama hinnaga. Ma usun, et konkurents on alati hea, et eks see on sarnane nii nagu ka golfiväljakute puhul, et mida rohkem on golfiväljakuid, seda paremini kõigil läheb selles suhtes, on ju, et konkurents on eluterve nähtus, see paneb meid kõiki rohkem pingutama, kaasa mõtlema, et see ei tähenda, et täna Swed, SEB, kes iganes halb selles suhtes, kaugeltki mitte tegelikult, mul on väga tänulikud, et nad siin olemas on, meil on olnud nende kogemusest väga palju õppida, lihtsalt nüüd on võimalus meil seda sama asja ise teha, kõrvale panna kas või LHV ja Coop selles suhtes, et ka ju nii-öelda tühja koha pealt sündinud ettevõtted, aga kui sa vaatad tänaseid edulugusid ja vaatad, mis on börsil juhtunud aktsiatega, me räägime juba rohkem kui 100% kasvust siin vähem kui 12 kuu jooksul selles suhtes, on ju. Et see näitab väga selgelt, et turul on sellele teenusele ruumi, inimesed on teadlikult, nad mõtlevad kaasa, nad tahavad kuuluda kogukonda, kas siis aktsionäridena või siis nii-öelda tuleva näitel ühistulisse tegevusse ja sama me siis soovime kindlustusega teha, et samamoodi, et ühistuline tegevus. See oli hea märkus, et tegelikult tuleva tulek lõi selle 4 nagu mängija kaardid nagu väga segamini, et peale seda tuli väga kiire teenustasude vallamine, nagu täiesti uskumatult kiire, eks ju, ja toodi välja. Et see on võimalik. Muidugi. Sest et lihtsalt on vaja tundub, nagu välissurvet. Just. Ühel hetkel tundub, et turg on paigas, et midagi ei saa muuta ja siis tuleb keegi uus ja korraga hakkab pilt muuta. Võib-olla isegi saaks, aga pole nagu vajadust. Kes siis vabatahtlikult kasumist nagu loobub, eks ju, et kui sa oled aktsionär, siis ikka on rõõmus ju, kui nagu ettevõtte kasumit teenib ja nagu rohkem, eks ju, et selleks ongi nagu vaja välist nii-öelda tegurit, mis annaks uue suuna turule. Ja ma arvan, et see ühistuline liikumine on nagu üks väga hea nagu mootor selleks. Teine osa sellest ühistusse astumise nii-öelda hiilgusest või kutsest on omanikutulu, mida te mainisite. Ja see on nüüd see teema, mis võib paljusid kohe mõtlema panna, kui lubatakse liiga suurt tulu, siin nagu on lubatud üle 10%, 12%. Tundub kuidagi kahtlane. Te lubate ka suhteliselt kõrget tulu. Jah, nii see on, et aga millele tuginedes? Sellel samal eelnevale näitele juba nii-öelda siis, mis me oleme siin välja toonud, et kui me võtame selle turult saadava kasumi, endiselt see 60 miljonit aastas, mis meil on, siis seal on see ruum selles vaates olemas, et siin kõnes nii-öelda minna Excelisse ja komakohtade tasemele on nagu hästi raske. Aga nagu ma ütlesin, et meie enda numbrid näitavad veel kõrgemat tootlust, aga need on need, mida ei tahaks absoluutselt välja öelda, aga me ikkagi oleme konservatiivselt jäänud sinna 10 plussi peale pidama. Et ma usun, et võib-olla tuleva kogemus ja tuleva numbrid siin on need meile paralleeli tõmmata, et Loit saab seda nii-öelda kinnitada või ümber lükata, et kuna neil on sarnane ühistuline vorm, et kas neil on näiteks, nii ongi küsimus Loidule, et Loit, et kas teil on nii, et kas hetkel meie äriplaan kõlab usutavalt või veenvalt või siis vastupidi, Ma kindluskontekstis ma tegelikult ei oska sulle öelda, seda on nagu aus vastus, et tulevas liikmed on täna valinud selgelt teenustasude alandamise tee, mitte nagu kasumi maksimeerimise tee, et see on selline tänane liikmete valik ja tuleva nii-öelda pensionifondid on nagu turu odavamate tasudega ja liikmed saavad oma väärtuse läbi nende võimalikult madalate tasude, mis omakorda kajastub võimalikult kõrges tootluses nagu läbi sellega, et tulles tagasi nagu selle 400 miljoni ja 60 miljonise kasumi juurde, Mark, kas sa tead peast palju on kindlustusturu täna oma kapitali kindlustusseltsil kokku? Ei tea nii. Suurusjärgus nagu, et ei tea. Siis Eesti turul? Jah. Ma just mõtlen, et kindlasti see ei ole 400 miljonit, ma nagu pigem ütleks, et võib-olla see ongi 60 kuni 80 miljonit kapitali, eks ju. Et kui sa paned 60 miljonit kasumit 80 miljonit kapitali vastu, sul on oma kapitali otsa nagu 80%, eks ju. Et kui sa ütled, et eesmärk on 10, ma ütleks, et päris konservatiivne võib-olla täna, eks ju, et ei ole nagu siuke, mis kõlab nagu uskumatult, eks ju. Seda oleks huvitav vaadata, et palju seda kapitali täna nagu kindlustusseltsidel kokku on, eks, et see on juba sügavam finantsanalüüs siis tagatoa analüütikutele, et ise endale põnev nii-öelda teada selles suhtes. Et ma nagu tahaks öelda, et nad kindlasti ei opereeri 15% kasumi tootlusega, et oma kapitali tootlusega ma arvan, et see on nagu oluliselt kõrgem. Et sealt see tuleb, et sealt näeme see nii-öelda, et
küsimusele õige, et tootlus tundub kõrge, et ka 10 tundub kõrge, aga nii nagu Loit märkis, siis tegelikult ratsionaalselt läbi arvutades ja rehkendades ja vaadates tuleva poolt, siis see tundub üsna nagu reaalne selles suhtes. Küsisin seda lihtsalt sel põhjusel, et ikka ju korratakse, et kui miski tundub liiga hea, siis ilmselt see nii ongi, eks ju. nii ongi, et see ei saa tõene olla. Peabki kahtlema selles suhtes, et iga selline otsus peab olema läbi kaalutud ja mõeldud. Aga no mõtlen taaskord, et kui me jätame need, ka siin saate algusesse välja toodud siin need õlletootja näited ja muud ja hoiulaenuühistud, siis antud juhul kogukonnal on ikkagi väga suur ülevaade ja roll igapäeva tegemistes kaasa rääkida. Ja taaskord kuni selleni, et me oleme Finantsinspektsiooni järelevalve all. Et sealt on väga raske teha mingisuguseid rumalaid selliseid otsuseid, et lihtsalt seda ei lasta, see pole võimalik. Et see küll ei garanteeri nüüd seda tootluse poolt, aga garanteerib seda, et see raha on hästi siis hoitud ja raha on hästi investeeritud. Ja kindlasti, kui minna selliste kindlustuse toodete või teenuste poole sisse, siis täna me oleme harjunud ikkagi väga palju nägema, kus siis kindlustused on esindatud suurtes kaubanduskeskustes, sul on seal need boksid, putkad, sul on seal härrad-prouad, kes meid siis teenindavad, et me kindlasti oleme suuna võtnud juba tänases oma äriplaanis sellele, et me oleme fintech ettevõte, ehk siis insurtech, kus meie tegevuskulud võrreldes siis sellise tavalise traditsioonilise kindlustusega on kindlasti oluliselt vähemad, et me investeerime siis, maksimeerime seda IT-kulu, et ja hiljem, et ei tekiks seda inimtööjõukulu sinna selliselt, ei nende kontorite, ei nende sekretäride ja muude selliste toetavate üksuste näol. Ja kui üle-eestiliselt vaadata, siis jah, me kindlasti ei sea eesmärgiks, et me peame ka igas Eesti sellises nurgakeses olemas olema, et küll me peame olema kättesaadavad, et kas siis üle interneti kättesaadavad 100%, mis on kogu selle asja eelduseks, kuni selleni, et me läheme ise kliendi juurde, et ei ole vaja seda, et sul on see füüsiline esindus sul koha peal. Piisab sellest, et kui sul on siis inimene, ettevõtte või ühistu esindaja, kes sõidab siis oma autoga sinna kohale ja teeb need toimingud siis ära, et ükskõik on see siis mõni suurem poliisi sõlmimine, on põllumehel vaja siis see leping sõlmida, on vaja midagi üle vaadata, on vaja mingisuguse õnnetus- või kindlustusjuhtumi kahjujuhtumit menetleda. Et kindlasti meie eesmärk on olla fintech ettevõte, mitte traditsiooniline selline kindlustus, millega me oleme harjunud, kus siis mehed, naised on kontoris ja kuus minnakse müts näppus, et ei, et me oleme su taskus, oleme su mobiiltelefonis. Nii, nüüd jõudsimegi siis selle teise pooleni, kindlustusväljamaksed, kui tõesti juhtub midagi. Siin on taas inimestel kahtlus, kas kindlustusfirma ikka tahab neid toetada, tihtipeale tuleb esitada niivõrd palju igasugust tõendavat materjali. Kuidas üks nüüd tagab selle, et on kliendisõbralik, et klient tõesti, ühistu liige tõesti saab abi siis, kui on vaja, ei hakata esitama liigseid küsimusi ja pärast tuleb välja, et ikkagi ei ole põhjust, et kindlustus ikkagi toetaks või hakkab selline kuidagi kummaline selgituste jagamine. Sel juhul me töötaksime iseenda kogukonnale vastu, et see kogukond laguneks kohe, et kui hakkaksid sellised protsessid toimuma. Ning suuremas juriidilises pildis me oleme tegelikult oma riskid edasi kindlustanud, me oleme täna juba eellepingud sõlminud, et juhul, kui me saame ka Finantsinspektsioonis siis ka selle tegevusloa, meil on olemas juba edasi kindlustuspartnerid, et millega me siis minimeerimegi selle riski, et juhul, kui tõesti algusaastatel juhtub mõnel, kas siis meie kliendil või meie liikmel, kes on meie klient, mõni siis suurem kahjujuhtum, siis tegelikkuses kindlustusühistu üks ei maksa seda mitte oma rahakotist välja, vaid see risk on edasi kindlustatud. Jah, see tähendab mõnevõrra väiksemat marginaali meile endile, küll aga meil on lihtsam leppida selle pisut väiksema marginaaliga, aga võtta vastu see mõistlikkuse risk, et jällegi selline väga tulu-kulupõhine lähenemine. Sest riskid maailmas tundub, et üha suurenevad. Kui me eelmises podcastis rääkisime just põllumeeste esindajatega, no mõtleme kas või põllumajandusele, kui hakkavad üleujutused, kui hakkavad põuad, kliimamuudatus, mis maailmas toimub. See tähendab, et kindlustusfirmade poole pöördutakse tulevikus võimalik, et hoopis sagedamini kui seni. Kindlasti see võib nii olla. See teid ei hirmuta? Ei, kindlasti mitte, et alati on seal lahendus selles suhtes olemas. Ma usun, et seda enam on vaja neid riske maadada selles suhtes, et kui nüüd vaadatagi seda põllumehe poolt,
et kui sa oled saanud eelnevatel aastatel vastu näppe, siis ühel hetkel sa mõtled, et kus mul üldse tasubki olla põllumees edasi, et ma ei saa ju jätkata, kui ma nii-öelda vaagun hinge nii-öelda, et see on jällegi niisugune kogukonna otsus ja sellelt kokkupanemise koht. Kogukondlikku kindlustust on vaata nagu tehtud ikkagi, ma ei tea, 3 sajandit või 4 sajandit, eks ju, et kus ta nagu Londonis sai alguse, eks ju, kindlustati puitmaju tulekahjude vastu, eks nagu hästi lihtne, et sul ei olnudki nagu mingit muud varianti, kui tänaval inimesed tulid kokku, ütlesid, et kuule, et hakkame vaikselt raha koguma, et kellelgi maja läheb põlema, siis sealt hüvitame, eks, et sama minust oli Ameerikas see, kes esimene, see Benjamin Franklin, kes tegi selle esimese ühistulise kindlustusseltsi USA-s, eks ju ka, et täpselt sama filosoofia, eks, et kuna hakati elukindlustust müüma ju, see on niisugune tragikoomiline näide, hakati müüma ka nii-öelda ju siis surnumajade juures, eks ole, et kus see kõik nii-öelda alguses ka Ameerikast, eks ole, et jah, me tegelikult teeme siin täna Eestis asja nii Tuleva näitel seda ühistulist poolt kui kindlustusühistu üks puhul, me teeme tegelikult asju, mis on maailmas juba sajandeid toiminud selles suhtes, et lihtsalt Eestis on niivõrd uus, me oleme taas iseseisvunud, tundub küll, et juba ammu aega tagasi. 30 aastat. Jah, 30 aastat, pikk aeg, aga vaat me ei ole jõudnud veel selles vaates selle kogukondliku tegevuse juurde, me oleme küll lauluväljakul 100 000 inimest käes kinni hoidnud, laulnud Balti kette, kõiki muid asju teinud, aga selle ettevõtluse vaates jah, me veel ei ole seda sammu astunud, mis ei tähenda, et me ei oleks küpsed, kindlasti me oleme selle jaoks küpsed täna, et nagu ma enne märkisin, et ega see väliskapital, mis siin täna seni on domineerinud, et see on tegelikult väga positiivne olnud igas vaates, nii Euroopa Liidu vaates, nii selle raha hinna vaates, kui ka selle kogemuse vaates, mida me oleme siis saanud, et olles kõik täna töötanud, Loit, mina ja meie teised paljud asutajaliikmed ka erinevates siis finantssektori ettevõtetes, kui poleks neid olnud, poleks meil täna neid kogemusi teadmisi, et selles suhtes ma ütleks, et kuidagi see välismaise kapitali kopeerimine meil halb olnud, ei, nüüd on lihtsalt see aeg käes, kui me saame ise midagi teisiti teha, midagi muuta ja Tuleva näitel on näha, et see soov on väga selgelt inimestel olemas. Loit, huvitav just jäi mõtlema sinu ajalooliste näidete ajal, et maailm on muutunud keerukamaks, suurkorporatsioonid domineerivad turge ja inimesed tulevad jälle tagasi nende lihtsate ühistuliste vormide juurde, et teeme ikkagi midagi ise ära enda jaoks, midagi lihtsamalt. Huvitav. Ma arvan, et see on, ja see on nagu võib-olla isegi nagu loogiline, eks ju, et miks sa, ma ei tea, ütleme, et võib-olla see on lihtsustatud näide, kui sa ostad ühe konkreetse firma nagu jäätist või piima, et tegelikult oleks mõistlik selle nagu omanik otsapidi ka olla, et sa saad või et firma on tegelikult otsaga siin ka Eestis, meie oma riigis. Või omada näiteks nurgapealset pagarikoda, kus ma iga hommiku saia käin ostmas, eks, et olen selle väike osanik, eks võib-olla mõjutan ka selle asutamist sinna, et muidu enne oli kinnisvara ühise rahastamist on head paralleelid, et kui see alguses Ameerikas siis umbes mingisugune 10 aastat tagasi, siis esimene projekt oli ka, kus siis 2 noort kinnisvara arendajat leidsid ühe tühja maja New Yorgis ja küsisid siis sellest kvartali inimest, et kuule, mis siin võiks olla, et see maja on nii kole ja nagu shabby, et mis teeme? Teeme siis üks väikse gurmee kohvika, väike kasuturiiete pood. Kuule, aga oled sa nõus selle maja omanik olema? Muidugi olen, korjasid selle $100 kaupa, korjasid selle raha kokku, tegid kogukonnal asja, mille omanik oli see kogukond ise ja kes tarbis ka neid teenuseid. Nagu ma arvan, et see on nagu hästi hea sümbioosa. Küsin siia vahele küsimuse praegusest ajast, kas koroona, see üle aasta kestnud seisak maailmas ka kuidagi kindlustusturge on mõjutanud? Kas on pöördutud kindlustusfirmade poole rohkem, kuna ettevõtted on pidanud oma äriplaane üle vaatama, sulgema uksi? Kindlasti on. Üks on sama, nii-öelda kui mõtleme selle tervisekindlustuse poole, et kindlasti see on palju mõjutanud. Kindlasti on kuidas see on teie ühe mõtlemist mõjutanud konkreetselt? Kas on? Et otseselt ei ole, et me oleme oma esialgses äriplaanis pannud väga suure rõhu, nagu ma ennegi märkisin, edasi kindlustamisele, et juhul kui tulevad need force majeure riskid ja tulevad kindlasti sellised, mille peale ei mõiski isegi täna mõelda. Kui seda ahelat natuke vaadata lähemalt, kes need edasikindlustusfirmad on, kellega te koos? Need on maailma suurimad edasikindlustusfirmad. Šveitsist jah, kogu Euroopa. Tean ma, et Šveits on tavaliselt kohe tuleb jutuks Šveits, kui edasikindlustusest, rekindlustusest räägitakse. Täpselt. Et need lepingud on Tarmo Läänel, ehk siis meie juhatuse liikmel poolt juba nii-öelda allkirjastatud, sõlmitud. Et see on see, millega me oleme nii-öelda need riske igati püüdnud maandada, et juhul kui
pikka perspektiivis juhtub midagi sellist, siis algusaastatel, kui ettevõttel nii-öelda käibekapitali vajadus on kindlasti suurem, et ei tekiks siis seda hetket, kus siis mõni üksik suurem kahjujuhtum viskaks siis meie ettevõtmise nii-öelda pea peale. Et taaskord, et me oleme nõus leppima väiksema marginaaliga, aga tegutsema nii-öelda kindlalt ja turvalises vees. Lihtsalt üks on tulemas turule ajal, kui maailmas on nii palju ebakindlust üha suurenenud viimase aasta jooksul oluliselt. No koroonale lisaks juba mainisime kliimakriis. Lihtsalt probleeme on nii palju ja inimeste võimalusi kaotada oma elatis, kaotada, ma ei tea, tervis, kõik see on nii oluliselt kasvanud. On, kas või siin nädal-2, millal meil oli ju uudis ka Saksamaa nende tuloveedest ja kõik, et see on tegelikult väga-väga lähedal. Ja sel nädalal uudis ju Tartust, lihtsalt sadas vihma ja need olid ju täitsa uskumatud pildid. Ja ma rääkisin kliimateadlastega nädal tagasi, kui olid need Saksamaa näited, et Eestis nad väitsid, ei saa midagi sellist toimuda ja siis lihtsalt üks pärastlõuna sadas vihma ja olid üleujutused ja kui on üleujutus, siis on ikkagi ju mingisugused kahju. Kelderad täis ja kellel on parkett kummis. Et kõik need saavad juhtuda ja see ongi oluline just edasi kindlustamise vaates, et need riskid oleksid maandatud. Et kui juhtuvad sellised sündmused, siis ei langeks ettevõttele selline koormus, et nüüd maksame need hüvitised välja või et me ei suudaks neid välja maksta. Jah, me igal juhul suudame neid välja maksta, sest see edasi kindlustussüsteem on tegelikult globaalne, et kui me oleme kusagil omakorda edasi kindlustanud, siis see on veel omakorda edasi kindlustatud selles suhtes, et see on selline, siis nimetame seda ülemaailmseks kogukonnaks. Et siis seal on kui hakkab ikkagi see maksete ahel minema, siis keegi on võimalik, et lihtsalt maksed muutuvad nii suureks, et keegi peab hakkama siis kahjusid kandma. Ma arvan, et seal me räägime juba force majeure'ist, et see peaks siis olema selline looduskatastroofilaadne olukord. Et loodame, et meil on nii-öelda tarkust ja arukust nii palju emakest loodust hoida, et me jõuaks sinna. Et see muudaks nii pensionifondid meil juba mõttetuks ja kindlustuse ja kogu me elu oleks täiesti tasakaalust väljas. No, pensionifondidega tuleb kohe pähe see, et eluiga on pikenenud, et te peate mõtlema kogu aeg sellele, et ei ole enam 75 või 85 see lõpptärmin. Pensionifondi alaline teema on ju see, et te peate tegema ka selle stsenaariumi, kui kaua see inimene pensionisaaja siis elab, mis ei ole meeldiv stsenaariumi koostamine, eks ole. Aga see on pikenenud. Ja, et sa selle peale mõtled, et kõik inimesed tavaliselt, kui nad räägivad mingi pensioniks kogumisest, räägivad investeerimisriskist. Tegelikult nagu mingi 50 aasta perspektiivis investeerimisrisk on nagu tähtsusetu, et üleelamise risk on kõige suurem. Et see, et ma elan üle 80-90 ja mul saab raha otsa. Selle peale täna keegi nagu ei taha mõelda, et see on nagu siuke, siin on nii pikk aeg, et eks ma siis mõtlen, kui aeg käes on, eks ju, aga siis on hilja, siis enam seda ei ole võimalik nagu muuta, et ma alati ütlen ka, et pigem nagu peaks nagu arvestama sellega, et vaatad seda elatustabelit ja ma ei tea, Eestis on nii, et kui sa oled kõrgharidusega mees, suitsu ei tee ja oled mingi 30-seks juba elanud, siis sa täna elad ikkagi 85-90 on nagu keskmine eluiga, et nagu oodatav. See on teema, millest ei taheta rääkida, aga lihtsalt toon need näited, et praeguse ärimaastiku ja praeguse maailma muutumise ajal on lihtsalt uued teemad tulnud päevakorda, millele tuleb mõelda. Nii kindlustusfirmasid kui ka pensionifirmasid asutades. Aga räägime võib-olla see, et mina nagu tarbijana või nagu liikmena ma ootan nagu see, kui rääkides kahjukäsitlusest, ma arvan, et see protsess on nagu oluline, et nii-öelda selle preemia kogumine kliendilt on hea lihtne, et võtad raha vastu, kirjutad lepingu alla, aga tegelikult klient ootab seda, et kui nüüd nagu midagi juhtub, siis see kahjukäsitlusprotsess oleks nagu kiire ja nagu ei oleks nagu valulik, eks ju, et täna ikkagi on nagu näiteid, kus nagu venitatakse kuude kaupa, seal ei ole mingit, lõpuks ikka makstakse välja, aga see nagu päädvõll, mis selle käigus nagu tekib, see on ikkagi nagu jube suur, et tegelikult peaks vaatama jällegi võib-olla Ameerika on siuke hea koht, kus vaadata, kus nagu autokahjusid käsitletakse, et seni kuni käsitleme, võta võtmed sinna auto, sõida, ajama asju, et inimene ei pea seda valu tundma. Ja siis ta on nagu hea meelega klient, ta maksab hea meelega preemia, teab, et see protsess on nagu hea ja efektiivne, eks. Et ma arvan, et see on kindlustuse nagu võti, et mitte nagu see, et kuidas sa seda raha kogud või preemiat saad, et ma arvan, see, et kuidas sa teed nagu selle kahju väljamakse teed nagu kliendi jaoks nagu mõnusaks. Samas tuues Ameerikast näited, ma just tulin sel nädalal Ameerikast, vaadates koroonaaega praegu kindlustusfirmad teatavad, et vabandust, teie kindlustuspoliis ei näe ette selliste kulude katmist, te peate ise tasuma haiglakulud seal $10,000 $, nii
et see kapitalism, mis seal on kohati ka ikkagi hirmutav, et see ühistu teema siin Eestis, see kuidagi see oma kindlustus, see on rahustav. Eks see lõpuks on jällegi liikmete otsustada, et kus sa selle piiri sellele nii-öelda kogutud preemiate ja kahjude hüvitamisel tõmbad, et sa ei saa nagu välja maksta rohkem, kui sa kogud, eks, et see ongi nagu valulik otsus, et või see koroona näide on nagu hea, vahest ma mõtlen ka siin, et sellised nagu mittevaktsineerijad, kes vabatahtlikult lähevad haiglasse ja siis teised inimesed ei saa plaanilist ravi, et kas see on nagu õige, et minu arust see on nagu, inimesed ei mõtle, et ravikindlustus või et haigekassa on nagu kindlustustoode tegelikult. Ja täna selle kindlustustoote lävend on tehtud väga nagu pehmeks ja madalaks, et kõik pääsevad ligi, see on nagu sama nagu, et purjus peaga sõidan autoga, kaskoga ja siis ootan, et teen avarii ja ootan, et kindlustus hüvitaks. Üks kindlustus hüvita seda ju, et kui sa ise teed nagu vea, eks, et või tahtlikult teed midagi, nii et Ühendriikides on praegu just päevakorral just seesama hüvitusteema inimeste puhul, kes ei ole end vaktsineerinud, kas kindlustus peaks kasseerima neilt suuremat osamakse tasu ja siis on toodud näiteks, et suitsetajatega tehakse nii juba Ühendriikides päris pikka aega. Kui sa oled suitsetav inimene, siis su tervisekindlustus on kallim. Sest sa võtad endale ise riski. Riskid on kõrge, väga loogiline. See on nagu kapitalismi võib-olla siuke nagu valu, aga mõnu, eks ju, või siuke plussid-miinused koos, eks. Et see on sellise suurkapitalismi teema nagu seal Ühendriikides, et tulles tagasi selle meie ühistu juurde, et ühistu on ikkagi nagu oma, et me saame nagu üksteist toetada rohkem. Nii on, ja mul just meeldis ka see kahjukäsitluse pool, mille me välja tõime, et see, kui me nii-öelda väiksemas nõukogu ringis seda arutasime nii-öelda aegade alguses, et see oli ka üks selliseid käimapanevaid jõudusid. Et kui me täna mõtleme, siis see müügipool alati müüb väga pehmelt, mõnusalt ja sujuvalt. Aga paratamatult... See on nende töö. Jaa, see on nende töö ja tublid professionaalsed inimesed, aga ühel hetkel me kõik paratamatult mingil määral puutume selle kahjukäsitlusega kokku ja hakkasime omas ringis siis mõtlema, et milline see kliendikogemus meil siis sealt poolt on. On väga häid näiteid, aga rohkem jäävad domineerima ikkagi need näited, mis jäävad pigem hinge kraapima ja kriipima. Ütleme, et ega kindlustuse eesmärk ei olegi see, et sa oma nii-öelda kahjudega alati nulli saada või isegi plussi või ei, et tegelikult eesmärk on riskide minimeerimine, et isegi kui sa kas või osa oma kahjust tagasi saad, suur asi juba seegi, et sõltub, kuidas sa oled inimesele südamerahu tagamine, hingerahu tagamine. Südamerahu tagamine, et teil on kokku lepitud, et jah, kui on selline kahju, siis mis on see hüvitis, aga just ka nagu Lait välja tõi, et milline on see emotsionaalne kliendi kogemus siis, et see on tegelikkuses kindlustus kõige tähtsam, et nüüd, kui see sündmus leiab aset, mis siis saab, sest tegelikult sellest sündmusest ma kõnelen iseendaga, ma kõnelen oma lähedastega, oma tuttavatega, ükskõik, kas see on negatiivne või nii-öelda positiivne. Ja juhul, kui see on negatiivne ja me räägime siin ühistulisest tegevusest ja kogukondlikust tegevusest, jällegi, me ei saa selliselt toimida. Ehk kindlasti see on üks väga suur nii-öelda koht, kuhu me paneme rõhku, et see oleks igal juhul positiivne kogemus ja et see oleks ka kiire selles suhtes. Nagu Loit või kui sa tõid siin näite, et kui sul Ameerikas juhtub õnnetus, lihtsalt kindlustusettevõte annab sulle need autovõtmed ja mine sõida nii kaua selle autoga selles suhtes, et ära vaeva oma pead. No ma arvan, et see on hea kindlustusettevõte, kes siin niimoodi usaldab. Paljudele siiski anta autovõtmeid või nõutakse, ma ei tea, suurema preemiumi maksmist kohe, eks. Aga mõtle, punkt 1 on seal ikkagi alati see dialoog kliendiga, et ükskõik mis juhtub, ära hoia klienti teadmatus, ütle, et võt, hästi, meil on teie avaldus või kahjuteatis saadud kätte, ma anname teile tagasi, et see ei saa olema mitte nädalate jooksul, vaid see ongi 24 tundi, 48 tundi, et inimesel oleksid omad nii-öelda milestone'id seal vahepeal, et ta teab siis, mida oodata, mis hakkab juhtuma, et hoia alati klienti kursis asjadega, et ka klient on vahel nõus, ütleme, et sageli andestama sulle selle pikema ajaperioodi, aga kui teda hoitakse, kui teda ei hoita nii-öelda infosulus, kui ta on teadlik protsessidest, asjadest, on tõesti, mõni kahjujuhtum võib võtta võib-olla keskmisest rohkem menetlusaega, et erinevatel objektiivsete põhjustel on. Tehnoloogia saad selle infovahetuse teha ja nagu jube mugavaks, et sa saad visualiseerida seda protsessi ja kus sa täna asud ja kes mida teeb. Ma arvan, et see teadmatus, et kes mingid paberid kuskil kontoris liigutab, võib-olla see ongi kõige suurem nagu määramatuse komponent, eks, et sa ei tea, kus sa oled ja millal see protsess lõpeb, eks. Eks see ongi selle nii-öelda fintechi ka kindlustuse või insurtechi nii-öelda eesmärk, et sul on seal telefonis nii-öelda või arvutisse visuaalne pilt olemas sarnaselt nii, nagu sa täna tellid eBayst või Amazonist oma pakikese, sa näed, ma tellisin, tellija siis nii-öelda kinnitas selle tellimuse, see läks lattu, see läks sõidukis, see tasub praegu seal. Et sama on meie eesmärk, et kliendil on kogu aeg ülevaade, et kus maal tema kahjukäsitlus siis on. Seda kõike hakkame nägema siis, kui üks on juba turul ja hakkab reaalne töö klientidega, et kuidas see välja nägema hakkab. Aga viimane teema, mida täna tahaksin
käsitleda, on tulevik. Ma tulin just Silicon Valley'st ja vestlesin seal riskiinvestoritega, kes rääkisid, et kui firma või ettevõte räägib sellest, et tulu suudetakse kasvatada 2-kordseks, siis nad ei ole huvitatud, neid huvitab 100-kordne kasv. Milline on ühe visioon tuleviku suhtes? Kui suureks te soovite kasvada, haarata kogu Eesti, minna ka välisturgudele? Mis on teie tulevikuvisioon? Tulevikuvisioon esmalt on ikkagi võimalikult lai nii-öelda kogukond, aga me ei ole välistanud ka mõtteid lähiriikides tegutseda, et see on küll selliste nagu mõtete tasandil. Aga visioon on olemas? Visioon on olemas, et tegelikult meil on Eesti, Läti, Leedu, et see on ju suur kogukond ja kui me oleme siin välja töötanud oma... Kas Lätis ja Leedus on sellised ühistud levinumad kui meil? Ei ole, sarnaselt meiega ei ole. Ja sarnased põhjused ka? Täpselt, sarnased põhjused. Et meil on olnud nii-öelda tallel mõte, et juhul kui me oleme täna siin startinud nii-öelda oma tegevusega, siis tegelikult seda kopeerides nii Baltikumis kui ka lähiriikides on täiesti võimalik isegi Euroopa tasandil, sellepärast et see nii-öelda andmebaas ja infosüsteem, mille me loome, on tegelikult müüdav ja realiseeritav, edasi kasutatav selles suhtes. Et sealt kindlasti on ambitsioon nii-öelda edasi, aga ma ütlen, see on natukene selles vaates niisugune kauge tulevik, et seda kindlasti ei taha täna ühelegi nii olemasolevale liikmele kui ka uuele liikmele lubada, kui et jah, nii saab olema, nii on, küll, aga me oleme väga selgelt sellele mõelnud ja see on meie nii-öelda ambitsioonne plaan, et kui me oleme siin õnnestunud, siis mis on järgmine samm selles suhtes? Seda just tahtsingi teada, et kas te olete juba ka kaugemale mingisuguse visiooni loonud endale, et või tegelete ainult sellega, et saada see raha kokku ja hakata siin Eestis tegutsema? Ikka laiemalt. Et... Ka Tuleva mõtleb laiemalt äkki? Tuleva on selles mõttes huvitav, et Tuleva tooted on reguleeritud tooted, et neid ei saa, nendel puudub see väärtus nagu piiri taga. Et me oleme küll arutanud, mis me nagu võiks teha, et mul pigem tundub, et võib-olla teeme mingi järgmise finantstoote nagu Eesti sees või mingisuguse investeerimislahenduse. Kui mingisugune ärifirma on loodud, siis kuidagi kapitalistliku mõtlemisega kaasneb see, et ta peab ju mõtlema suuremalt ja laienema ja nedasi, eks ole. Samas turud seavad piir. Ja, et samas see on jälle ka selline, ma arvan, et ühistuline vorm, et see on natuke nagu piirav, et nagu, ma arvan, et ühistulise vormi nagu kõige suurem nagu siuke miinus on see, et täiendava kapitali kaasamine on keeruline. Et on siuke natuke amorfne, eks ju, et sa teed mingi aktsiaemissiooni, noteerid börsil, et see on nagu palju lihtsam ja selgem protsess ja samamoodi saad sealt nagu mis tahes faasi investorit nagu kaasata, et ühistuline on selles mõttes, mulle veidi tundub, et ühistuline natuke nagu siuke nagu ta on nagu vähemalt mentaalselt piiratud nagu siuke riigi või rahvuse piiriga. Aga see mentaalne piirang on mõnes mõttes just see tugevus ühistu puhul. Ja kuna ühistu eesmärk ei ole ju saada maailma kõige võimsamaks nagu investeerimisfirmaks või maailma kõige suuremaks kindlustusfirmaks. Pigem kaitsta oma kliente siin samas riigis. Mida sul ühistu liikmed ütlevad, seda sa teedki. Et kui ühistu liikmed ütleb Markole, aga Marko nüüd on nagu minek Läti, Soome, Rootsi, ilmselt te tõstate käe üles, et kui ütleb, siis tuleb minna, eks ju. Kuigi ma ei tea, kas nagu siis Eesti põllumees nagu mõtleb sellele, et tema mõtleb sellele, et mu vili oleks kindlustatud ja üleõudest tuleb, et ma nagu kahju ei saaks, eks ta mõtleb nagu ilmselt selles kontekstis, et kui sa vaatad nagu näiteks Soomet või Rootsit, eks ju, Soomes on see Pohjan tähti ja mis seal on üks kindlustusselts veel, mis on ühistuline ja Rootsis on Skandia ja Folksam, mis on hästi suured, eks ju, et nemad on ka ikkagi nagu kohalikud pigem, Skandia on mis rahvusvaheline, eks, aga et Folksam on pigem nagu kohalik, et nemad on oma selle koduturuga rahul, et pole nagu väga suurt ambitsiooni kuskile mujale minna, pigem teevad koduturul väga head toodet. Ikka tulen tagasi, just see mõte ühistus sellest koduseinte toest, see annabki võib-olla turvalisuse mingil määral või sellise innu sellega liituda üldse. Ütleme nii, et seal on su omad inimesed ja see ongi see samas oma kodukond, see on tuttav sulle selles suhtes ja sa tead, on seal su sõber, su naabrimees, su tuttav, et see on midagi teistmoodi selles vaates, et see on nagu ütled, et see on nii-öelda nagu need koduseinad või see turvatunne, mis sellega kaasneb. Et see on nagu vähe teine kui nii-öelda siis suur aktsiaselts, mis on väliskapitalil ja kus on nii-öelda suhteliselt anonüümne aktsionäride ring, suhteliselt anonüümne nõukogu ring, kellega juhtkond, kellega see kokku ei puutu ja kellega sul mingit seost ei ole. Et ikkagi kodumaisel kapitalil, kodumaine ettevõtte või ühistu, et seal on see õlatunne olemas. Just vestlesin grupi eestlastega, kes kõik me oleme töötanud kuskil mujal maailmas ja olnud tööl suurtes firmades ja korporatsioonides
ja kõik oleme tagasi tulnud Eestisse just sellepärast, et siin on oma. Ja see ühistu üks kuidagi kõnetab just sellepärast mind vähemalt see mõte, et see on ka oma. Sama siin. Ise teeme enda jaoks, on nagu mitte kellegele teisele. Meie jaoks kindlasti või minu jaoks oli tol hetkel Tuleva ja Loidu tegemise inspireerivaks, et alates sellest, kui Loit hakkas ka crowd estate'i selles suhtes tegema. Et ega see crowd estate on ka väga paljuski sarnane, et kus siis ühes kogukonnas inimesed otsustavad, jah, me võtame investeerime nendesse projektidesse või ei, ja kuidas me seda teeme. Et jällegi seal on palju sarnasust. Mida on? See küsimus jäigi õhku, meil on aeg tegelikult läbi juba, kuid räägiks sellest crowd estate'ist ka ikkagi lühidalt, et kui Loit on juba siin mikrofoni ees, millega siis täpselt tegelete, just tuligi paralleel nüüd ühega, et jälle kogukonna inimesed tulevad kokku, otsustavad ja teevad midagi. See idee algus on see, et eks ta sai nagu oma isiklikust võib-olla valust või sellest puudujäägist nagu alguse, et kui sul on 1000 või 5000 eurot ja sa tahaksid kinnisvarasse investeerida, sul sisuliselt võimalust ei ole, et selleks väikeinvestori see klassikaline toode on, ma lähen ostan 16 ruutmeetrisele ühiselamu toa, eks ju, ma ei tea, mis see täna maksab mingi 50 000 eurot, eks ju. Isegi kui sa nagu pangalaenu suudad selle peale võtta, sul on ikka vaja üks 20 000 eurot nagu omakapitali. Ja kui sa selle ära ostad, siis su munad on kõik ühes korvis, tegelikult sa peaksid ostma 10 sellist tuba. Mis tähendab, sul on vaja nagu 200 000 eurot omakapitali. Seda on ikkagi inimestel, ütleks tavalisel inimesel seda ei ole, et tal võib-olla nagu väga vähestel on. Et kuidas teha inimesele kättesaadavaks professionaalselt juhitud või arendatud suured kinnisvaraprojektid, ma arvan, meil suurimad projektid on see 2-30 miljonit on selle projekti väärtus, eks ju, et kuidas sina oma 100 euroga saaksid näiteks Endoveri investeerida. Me oleme selle nagu ära lahendanud selle probleemi, eks ju, et kui sulle see toode, see arendaja nagu meeldib, teema poolt pakutavad tingimused meeldib, sa saad teha umbes, ma ei tea, ma arvan, et kogu protsess võtab aega siuke 2-3 minutit. 24/7 võid teha diivanil kodus, loed materjalid läbi, kui meeldib, teed oma otsuse ära, ükskõik kus maailma kohast. Et ja kui sulle Eesti mingil põhjusel ei meeldi, sa võid seda teha Itaalias, me teeme Portugalis, meil on Rumeeniat võimalik pakkuda, Poolat, Slovakkiat. Et sa saad mõne 1000 euroga saad üle euroopalise väga ajutatud kinnisvaraportfelli. Ma arvan, et see on nagu väga hea väärtus, et ja kui sa mõtled näiteks, et alati on see nii-öelda country bias on mingi asi, et inimestele meeldib see kodumaa asi, et eestlased eelistavad Eesti kinnisvara, itaallased Itaalia oma, et siis tegelikult kui sa mõtled suures pildis, su töö on siin, su sissetulek on siin, su kodu on siin, su kõik riskid ja tulud on siin. Et tegelikult mõistlik on seda viia nagu Eestist välja, et nagu investeerimisportfell peaks olema pigem nagu kallutatud nagu Eestist välja, et aga jällegi emotsionaalselt nii-öelda alguses meil oli ikka nii, et need investorid käisid, vaatasid seda projekti, et üks projekt oli siin Kristiines oli, kus siis ma tegin seal mingit turu-uuringut, sõitsin talvel mööda need kõrvaltänad, vaatasin, kas mõnda projekti nagu seal kuskil samas piirkonnas arendatakse. See oli siin, ma ei mingi pühapäeva õhtu, siuke talv ja tuiskas ja kergelt pime oli käes, seal tulevase projekti ja selle tänava ääres 15 inimest seisis niimoodi ja vaatas seda tühja krunti ja niimoodi mõtlesid, et ilmselt nad siis kaalusid seda otsust enda jaoks. Täna see tempod on palju kiiremaks läinud ja see kuskil Itaalia projekti nagu piltlikult üles vaatama ei lähe, aga et see nagu näitas seda, et inimesed nagu see kodutunne või see lähedus, see on ikkagi nagu eelistatud. Ikkagi on crowd estate ka näide sellest, kuidas seda keerulist suurt ülemaailmset finantssüsteemi kuidagi kodusemaks, lähedasemaks tuua, lihtsustada inimestele. Jah, eks meil on ka oma võlud ja valud, aga et ütleme, et see igal ettevõtmisel. Jah, just, et kuidas teha see tavalisele inimesele hästi lihtsalt arusaadavalt kättesaadavaks, nii et ta nagu saaks ja tahaks investeerida. Ja selle kogemuse toote te nüüd ka selle uue kindlustusühingu üks loomises ja ühe eesmärk on ju täpselt see sama, et tuua asi mõistetavalt inimesele lähedale, see finantsteenus. Täpselt. Ega see 8 miljonit eurot ei ole iseenesest nagu suur summa, et sul mõni 1000 inimest, igaüks paneb 1000 eurot ja on kõik, eks. Täpselt, aga kusjuures me tegime algul talvel siin rehkendus, et kui meil oli siin 300 pluss asutajaliiget, et siis me koostasin kirja ja saatsime siis nõukogu kooskõlastatult välja, et kui me igaüks paneks 20 000 eurot, meil oleks see kapital koos, aga kahtlemata meie tolle hetke 300 liiget pluss inimest, et kõigil ei ole võimalik seda summat panna, et küll aga jah, oma väiksemas ringis panime see 20 000 kontol ära, seemneks sinna ja nüüd täna oleme siin laiemal ringil siis avaliku sees on, et ja ei ole vahet, et kas see summa on siis 100 eurot, 1000, 20 000,
kuni 100 000, noh, igaühe nii-öelda südametunde küsimus või siis võimaluste küsimus, et palju soovid investeerida. Või ei pea üldse investeerima, lihtsalt siis hiljem tule ja osale selles protsessis kui kliendina. Et noh, sama, et kas sa siis lähed ostad oma kütuse Olerexist või sa lähed nii-öelda Circle K-si selles suhtes. Et ma arvan, et täna on juba seal üsna suur selline teadlik valik tekkinud, mida siis võib-olla 5-10 aastat tagasi tegelikkuses ei olnud. Tulevad on sama lugu, et ütleme, et viimased numbrid ei tea, aga ma arvan, et ikkagi üle poole nendest pensioni kogujatest ei ole tuleva liikmed. Nad kasutavad seda toodet, mis on hea toode, aga nad ei ole võib-olla seda nagu pidanud vajalikuks ühistu liikmeks asutada ja meil on siis ühistu liikmed saavad liikmeboonust piltlikult öeldes, mis on siis, mõtlen, see on umbes 0,5% aastas tootlusele siis juurde, mis on siis nii-öelda, tuleb siis nende kogujate taskust, kes ei ole liikmed, eks, et see on nagu oma siuke väike rahaline boonus on juures, nii et sama nagu kindlustusühistul, eks ole, et kas sa siis ostad lihtsalt, soetad nii-öelda seda parema hinnaga poliisi, samamoodi saad osa sellest tootest, teenusest, kahjukäsitlusest või soovi korral saad ka osa sellest omanikutulust. Üks kindlustusühistu siin Eestis, uus kindlustusühistu areneb, kasvab, soovime teile edu ja siin mikrofonide ees olid Marko Sillar, kindlustusühistu, ühistu on see oluline rõhuasetus siin nõukogu liige ja Loik Linnupõld, tuleva nõukogu esimees ja üle-euroopalise kinnisvara rahastusplatvormi Crowd Estate esindaja siin stuudios. Mina olen Neeme Raud ja me räägime kindlustusühistust üks edasi järgmistes podcastides, aga loodame siis, et varsti on see summa koos, varsti on meie Eesti oma kindlustusühistu turul ja me kõik saame seda usaldada ja neid finantsturvalisuse võlusid siis, mis Eesti oma firma tagab, nautida. Aitäh teile! Kindlasti, aitäh Neeme!